no seda peab nüüd ise koordineerima, sellepärast et kiire ja suhkur siis lihtsalt 20 aasta pärast sul kuhugi kiiret enam ei ole. Ja tõesti olukord on selline, et inimesed, no ma saan sellest aru, raha on praegu jumal, sest me ei saagi ilma elada. Pole vahet, kuidas me sureme, vahe on selles, kuidas me elame. Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 25. episoodi. Tänase episoodi toetaja on taas kord Aleksander Butiik. Ja kui te ei ole veel jõudnud minna vaatama, uudistama nende poodi, siis minge kindlasti, sest siin on erinevad üritused suvel tulemas ja lõpetamised kindlasti lastel. Ehk saab ka sooduskoodi 20% alla, et kui mainite Hingede podcast. Aga tänane saatekülaline on naine, ta on olnud anestesioloog, kardioloog, ka perearst ja naine, kes on väga palju uurinud just tervise teemadel ja meil on hea meel, et me saame vestelda täna temaga. Tere tulemast, Riina Raudsik. Tere teile ja tere kõigile, kes kuulavad. Et võib-olla alustuseks võiks rääkida natuke sellest, et kuidas sa üldse jõudsid sinna, nii et sa tahad minna just sinna valdkonda, tervise valdkonda ja arstiks saada? Ei tulnud. Elu oli korvpall ja ma kasvasin üles Tartus, Raekoja platsil tegelikult. Ja kui ma päris väike olin, siis ma käisin oma ema juures Juurus, kus tema oli sündinud ja kasvanud, see talu on siiamaani alles, ma käisin hiljuti vaatamas ja seal on pastoraat vist praegu. Ja et ühes saates küsisite ühe külalise käest, mis ajast ta ennast mäletab. Mina teen kindlasti, et ma mäletan ennast 2,5 aastasest, sest siis oli seal minu vanatädi poeg, kes mängis minuga sellist mängu, teie seda enam vist ei tea. Võib-olla, et äkki mina. Sina tead, et keegi ütles siis, et lind lendab, siis pidid kätega nii tegema. Lennuk lendab, siis tegid nii. Ja siis siga lendab, aga siis kui nii tegid, siis kaotasid. Ja see oli nii tore mäng 2,5 aastasele. Ja kuna see tädipoeg suri ära, siis me teame täpselt, kui vana mina siis olin, kui sellega mängisime. Ja see Tautsi talu ja see Juuru, kus ei olnud ühtegi last, ühtegi veekogu, ainult vanade inimestega koos metsas käimine, maasikad, kuuseriisikad korjatud. Et see oli mul selline lapsepõlv. Järgmine lapsepõlv oli siis seal Poetänava Tartu hoovis Raekoja platsil, kus Kivisöe hunnikute keskel siis murjemid ringi jooksid ja meie aknad olid siis Emajõe poole, Kaarsilla poole. Ja siis ma elasin oma ema ja emaemaga ja minu vend, kui ema-isa lahutasid, läks nende vanemate juurde ja isa juurde. Ja elu lõpuni me saime muidugi kõik väga hästi läbi ja siis minu isa vanemad ehitasid Peedule maja, kus tegelikult suur osa mu nooruspõlvest möödus ja see on kõige ilusam aeg, mis üldse on olnud. Kala oli igal hommikul, rattaga kauged sõidud. Ja kui ma tuletan kõike seda meelde, siis mul alati tuleb see ette, kuidas minu ema, kellega ma elas 95. aastani, ta oleks veel elanud, tal olid kõik oma hambad suus, nagu proteesid, paljud arvasidki, et ta ei olnud kunagi arsti juures käinud. Ja kui ma tema peale mõtlen, ma ei mäleta, et eriti söönud oleks peale mõne kilu võileiva ja mõne hea singitüki leiva peal. Ma ei mäleta, kindlasti ta sõi, aga jube vähe sõi. Ta oli väike sale naine, ta polnud elus arsti juures käinud. Ja isa vanemad samuti, nad olid õudselt töökad ja tublid ja ma ei mäleta kunagi, et keegi oleks meid õpetanud, keelanud, õpetanud tähti õpetas, aga et oi, sellega võid kätte lõigata ja seda ei tohi, siis saad, ma ei tea mida. Nad olid ise eeskujuks, nad olid nii head eeskujud lihtsalt, et võib-olla eluajal seda ei taipa, aga nüüd, kus ma olen juba vanemas eas, siis on tohutult huvitav seda lapsepõlve meenutada, sest vanast peast see vana kerkibki üles, et see on meie selle alateadvuse omadus, kuna teadlik aju hakkab nõrgenema, siis see hakkab sealt üles tõusma. Ja ma läksin õppima kehakultuuri, sest ma olin siuke trillatralla mitte halvas mõttes tüdruk, vaid lihtsalt korvpall, pall käes, kodus, vastu seina, kogu aeg, igal pool ainult korvpall, iga päev oli treening, me saime selle eest ka söögiraha ja mu ema suri, kui ma 15 olin, siis kõvasti muutus elu selles mõttes, et minu ema, kellega ma kasvasin ju
ta ei leidnud oma töö, ta tähendab, ta ei saanud raha, ta oli kodune ja siis ta ei saanud pensionit, tähendab. Ja siis ta sai selle toitjakaotuspensioni 25 rubla ja mina läksin tööle siis koristajaks ja ta aitas mind ja kuni 3. kursuseni ülikoolis, kus ma tööle hakkasin juba siis õena ja intensiivraviõena, kus siis hakkas juba see areng meditsiinist, ma läksin üle siis kehakultuurist otsearsti, tegin 2 aasta eksamid. Et ma ei saa öelda, et mul see kutsumus oli, kuigi mu ema oli arst, aga hambaarst. Isa oli näitleja ja korvpallur, aga lihtsalt minu õppejõud Tailipaju ütles, et kuule, et kaua sa ikka siin trillitad ja trallitad, et hakka õppima ja tööd tegema. Ja kuidagi see mõjus mulle, sest ta oli selline karm ja me kartsime teda ja kuidagi see läks mulle sinna, nii et kõik see, mida ma täna tean, on alguse saanud temast. Väga ilus on kuulata, kuidas sa oma vanematest räägid ja ma ütlen alati, et see räägib inimesest endast nii mõndagi, et kuidas ükskõik milline su lapsepõlv on olnud, siis see, kuidas sa oma vanematest räägid, on väga oluline. Aga kui me mõtleme su ema-isa peale, mis on see hea või oluline asi, mis nad sulle kõige rohkem õpetasid? Tead, emast on mul üks lause meeles surmatunnini. Ma võisin olla 11-12 aastane, kui ma tulin koju ja ütlesin, tead, Peeter lõi mind või umbes midagi sellist. Ja siis ta ütles, mida sina talle tegid. Enne mõtle alati, mida sina. Ja oligi nii, mina olin süüdi tegelikult. Et see oli temast. Isa, kuna ütleme selles mõttes, ma kasvasin isast eraldi, me olime ju kogu aeg koos vanemate juures suveti ja tema uue perega ja uute lastega ja kogu aeg kasvasime koos. Isa, ta oli hea korvpallur ja mul oli vähe siiski kontakti temaga, et sügavalt, aga ta oli väga suur luulearmastaja, ta oli ise ligi 2-meetrine mees, tugev, hea tenor, aga tal jäi paljud asjad nii kahju, kui see pole alkoholi taha, sest just täna vaatasin ühte tema filmi, kus ta mängis veel inimesed sõdurisinelis, et ta oli üliandekas mees, aga andekusest on vähe kasu, kui hakkavad mingid takistused ees, eks ole. Ja kui ei suudeta nendest üle olla ja ennast maksma panna ja tööd teha. Et ta ka tegi tööd ja kõike, aga lihtsalt nii oli ja sellest on tohutult kurb. Ja see on nii naljakas, et ma töötasin, minu esimene töökoht, kui ma arstina hakkasin tööle, 77 oli see on nagu kiviaeg. Et siis meid määrati professor Sullingu juurde või me töötasime nendega juba ammu koos ja määrati tema juurde tööle, aga see PERH ehk tolleaegne kiirabihaigla ei olnud siis veel päris valmis ja me pidime alguses ette tulema siia tööle 3 ja sõitsime kiirabis. Esialgu tavabrigaadi, siis me hakkasime spetsbrigaadi, kuna 2 meist, doktor Marje Mikk, praegu Marje Rein oli ka anestesioloog, sama teekonna läbi teinud, hiljem kardioloog ja me hakkasime spetsbrigaadi, tähendab neid raskeid, kus tuli elustada ja siis tuli Eestis esimene reanimobiil, kui te teate, ja ma sattusin olema esimene arst, kes sellega sõitis ja siis me olimegi reanimobiiliarstid ja see oli tohutu kool, sest mul on nii hästi meeles, et kui me rääkisime omavahel, ma elasin seal ühiselamus. Esimene päev, kui tööle läksin, ma ei oska teile öelda, mis mu peas toimus. See on nii õudne on see arstiks saamine ja alustamine tööd. Esimene kutse oli ühe inimese juurde, kes tagantjärgi öeldes tal oli glükeemia ehk madal suhkur. Ta oli teadvuselt värises nii ja liigine. Ja ma jõudsin sealt uksest sisse ja mõtlesin, kas see on nüüd kõrge veresuhkur või kas see on madal veresuhkur, mis selle põhjustab. Mis sellel ajal, kui mina olin paanikas ja mõtlesin, mis seal toimub, oli see õde, kes juba oli ammu töötanud, juba glükoosisüstlaga süstis ära ja inimene ärkas üles. Et see oli, me oleme arutanud doktor Marje Reinuga, et arstiks õppimine on raske. Praktiliselt, ma ei tea, 4 ma olen õppinud veel töötervise arstiks ja ma 15-16 aastat ainult õppinud kardioloogiks veel 2 aastateks, et jah, see on raske, aga arst on ka raske olla. Kui sa pingutad iga inimese puhul, et teada saada, miks tal selline kaebus on. Et arst ei ole kerge olla. Sest vaata, lugu on selles, et
ma räägin esmatasandist, mulle õudselt meeldis perearstiks olemine, kohe õudselt meeldis. Ma tõesti püüdsin kõik teha, et inimesed saaks aru, et hakkad, sa ei saa selle rohuga, et võtad teda, teeme korda, aga nüüd hakkame minema seda teed. Muidugi enamus seda ei teinud, sest ikka küsiti, et aga miks teised arstid nii ei räägi, eks ole. Ja mida ma siis ütlen? Midagi ei ütle, eks ju. Ja selles mõttes minu oma piirkond jäigi sellest teadmisest ilma, aga praegu, kui ma inimestega tegelen või räägin või need helistavad või kohtume, et siis minu juures käivad ainult teadlikud inimesed ja mul on kogu aeg selline tunne, et maailm on juba muutunud, et inimesed on nii teadlikuks. Ma just tahtsin seda küsimust küsida, et kas sa tunnetad seda, et maailm on muutunud? Tunnetan, aga kui ma käin kuskil raviasutuses ja kuulen, kuidas asjad on ja vaata, inimesed ühed tahavad terved olla, tulevad arsti juurde, nendega on hea, aga teised tahavad haiged olla. Ja sa pead sellel, kui sa iga päev võtad, mina võtsin kõik inimesed iga päev vastu, mul oli 116 inimest ka ükskord õhtul poole ööbel lõpetasime ja gripiaeg või selline oli. Ja ma alati pidin aru saama, kas see inimene tahab endale diagnoosi ja ravimit, sest kui ma rääkisin, et tee nüüd seda, et see pika peale teeb kõik korda, siis ta ütles, aga ravimit või rohtu ei kirjutanudki või. Et võt siis hakkad mõtlema ja ega see alguses ju see kõik ei tule selgeks, see tuleb ju tasapisi tagant järele, sest me ju tuleme siia maailma arenema, me ju kogu aeg oma alateadvust ju, me säilitame alateadvuse mälukeskuses sündmusi ja näiteks ma eile vaatasin ühte Reelsi, kus kunstnikud joonistavad tänavatele, teate, augu näiteks, eks. Ja inimene läheb ja näeb ja ehmatab ja läheb mööda, eks. Aga laps ei oska karta, ta läheb sealt üle ja mitte midagi ei juhtu, eks ju, et laps on palju avatum, eks. Seda kõik hakatakse meisse süstima ja mitte tahtlikult, vaid eks. Ma mõtlen just arstide seisukohalt sellest, et ma ühteviisi mõistan neid seda viisi, et kuna meil on olnud kontakte ka erinevate kiirabi töötajatega, siis kiirabi töötaja ütles väga selgelt, on väga palju selliseid väljakutseid, kus tehakse nalja, kus on väga palju selliseid narkojoobes inimesi või ka arsti juures, kuidas arstid söömatakse nägu täis, et kes ta selline on ja mida kõike veel on ju. Et see pool on ka selle kõige suunas, et nendest arstidest aru saada, et nende töö kindlasti ei ole lihtne. Aga mida ma ise kogesin, kui mul see näpuga oli, et ma lõikasin endale siin tegin lasanjet ja lõikasin sisse niimoodi, et pool näppu läks minema korralik verejooks. Aga ma päevaka hoidsin ja mõtlesin, et hea küll äkki kasvab kinni, aga korralik tükk oli ära. Ja siis jõudsin ikkagi sinna EMO-sse ja EMO-s mind võeti vastu hästi viisakalt, noor tütarlaps võttis vastu, hakkas kohe tegelema, läksin Tiraasi õe juurde ja siis paar minutit läks mööda, sain kohe siis arsti juurde. Aga kui seal arsti juures mind õmblema hakati, siis oli noormees võttis vastu. Ja see noormees oli väga asjalik, näha, et noor inimene ja hästi asjalik õpib veel juurde. Ja kõik hästi, aga siis oli seal üks vanem naisterahvas ja tema kohe oli selline kas me peame seda tegema ja kõik on nii raske ja kuidagi iga asi, mis ta liigutus on ja kogu aeg võttis selle noorema sellise arsti kallal. Siis ma mõtlesin, mis siin toimub? Ma tahaks sõrme korda saada, mis siin toimub. Tead, sa mainisid ühte asja praegu ja mul tuli kohe meelde, et sa ütlesid, et igasuguseid kiirabis on igasuguseid kutseid ja asju ja ma räägin sulle selle loo, et ma olin meil oli kiirabis nii, et kesklinna brigaadid olid praeguses Õnnepalees, ma ei teaks, teate Tallinnas, kus on, ja see oli õudne maja tondiloss täielik, seal me siis pikutasime, olime, kuni kutse tuli ja me olime seal valves ja tuli hommikul kell kuskil 7:30 tuli ilmselt kutse, et raskes seisu või midagi on juhtunud inimesega Tehnika tänaval ja oleks olnud mina välja pidanud minema, aga enne seda 10 minutit oli meile tulnud kutse, mida üldse ei eksisteerinudki numbritega tänavat, me lihtsalt otsisime seda ja sellel ajal oli minu isa juurde kutse, kellel oli hingamisseis, kus lihtsalt ta oli 50-aastane siis ja mulle helistati, et kas te olete sugulased, et jah, et seal on nii, kui mina oleks spetsbrigaadina sinna jõudnud, siis ma oleks ta ära, sest ei olnud probleemi, talle oli unerohtu võtnud liiga palju, tal vist oli sünnipäev ja see ravim tekitas seda hingamiskeskuse niisugust peetust, et ta lihtsalt vajus ära. Ja need oled ja selliseid asju räägid, mõni ei usukski, et on, aga
mina läksin konstateerima lihtsalt surma sinna, mitte midagi polnud teha muu. Aga selliseid asju oli kogu aeg, narkojoobed, see oli nii õudne, igased kohad, kus me käisime, autojuhid olid nii tublid, tulid kaasa, no tõesti hirmus oli. Et praegu võib veel rohkem olla, sest meie ajal oli ikkagi narkomaane väga vähe. Jaa, kindlasti. Mina võtaks siit natuke sõna. Jaa, muidugi. Võt kõik haigused tegelikult saavad alguse, Riina, eks ole ju sellest psühholoogilisest poolest meie sees. Me suudame mõelda ennast haigeks, energeetiliselt läbi selle teha ennast haigeks. Et kuidas sulle tundus, kui sa töötasid perearstina, et kui palju oli neid inimesi, kellele tegelikult hea sõna aitas ja uksest välja minnes ei tund järgmine kord tagasi sama probleemiga? Oota, kui ma hakkasin juba aru saama, see on 2000, kus ma hakkasin toimetama välismaad terviseraamatuid, mitte neid süsteemiraamatuid, vaid mitte haiguse raamatuid, vaid kus tervist räägiti. Siis ma hakkasin ka sellest aru saama, et me oleme füüsiline, vaimne, aga ka hingeline olevus. Ja hingeline toetus, siis ma juba ammu sain aru, on kõige tähtsam see, mida praegu meditsiin tahab ära lõigata, eks ole, et see meid opereeriti ära, vanasti olid nad meil 6 viisi isegi haiglas ja mitu nädalat oli vähe, ikka 6 aega ja sa käisidki ju temaga rääkimas, ega ma iga päev midagi ei teinud. Kusjuures siis püüti nagu jutu kaudu ka rohkem teada saada, et praegu ravitakse ainult uuringuid. Võtad, eks ole, vaatad, see on nii, see on nii, see on nii, see on nii. Samal ajal nagu ka Sergei Saadi räägib kogu aeg, et need asjad võivad korras olla. Aga inimene ei ole korras. Mul on endal väga ja hing vajab abi, aga hing ja vaim ja füüsis, need on nii, et seal ei ole võimalik vahet teha, et nii vaimne, tähendab igasugune, keha ongi nii loodud, et haigused on oma olemuselt psühhosomaatilised. Sulle emotsioon või ükskõik siis siseneb sinusse, siit teda analüüsitakse, aga siit hakkab ainevahetus. Ainevahetus, kui sul on, eks ole, hirm, probleem, ükskõik õnn, loterivõit, kõik on üks ja seesama, kõik toimub. Hakkab üle keema ja kuna meie toitained, siis on ju energiaallikad ja nad on oma keemiliselt olemuselt orgaanilised happed. Sellest tulebki happe aluse vaheline sükene kähmlemine kehas, et kus keha on terve, kui ta on aluseline, kui ta on happeline, siis ta on surnud. Ja kui ta happelisemaks muutub, kas füüsilise, vaimse või ka hingehädade puhul, siis hakkavad kaebused, sümptomaatika, mis siis aastakümnetega ja kui see ei muutugi, keegi ei õpeta, keegi ei aita, näiteks on südameoperatsioon, vanasti olid meil 6 aega inimesed sees, neid rehabiliteeriti, siis läksid nad veel sanatooriumisse, eks ole, sest see on hingeliselt väga raske operatsioon. Ta on valmistunud surmaks ju, kui nii mõelda, eks ju. No on ju. Me räägime südamest. Täpselt. Ja praegu neid asju ei ole ja kui tahetakse ära lõigata, aga ma üldse ei arva, et kõik on targad ja mina ammugi ei arva enam, sest ma enam nii süvitsi ei lähe asjadega, mul lihtsalt pole selleks vajadust enam. Aga ma olen ikkagi praktiliselt 48 aastat igas olukorras mõelnud, miks see nii on, vastust ei ole kohe saanud, aga selge on see, et energiakriis on kõikide haiguste ja kaebuste ainus põhjus, sest energia tootmine ongi ainevahetus ehk metabolism. Aga kui sa oled südamearst ka olnud, eks? Jah. Mis sa arvad, kus need südame probleemid kõige rohkem tulevad, sest mul on endal noorena olnud hästi sellised teravad torked, hästi tugevad valud ja ma olen isegi käinud arsti juures sellest, täna on kõik korras. Aga too hetk oli nagu ikkagi päris hull. Jaa, torked ei ole südamest kunagi. Okay. Nad on, kas siis tulevad selglihased, lihasnärvi, eks ole, mingi torkid on alati, et kui inimene tuleb arsti juurde, ütleb, tal on torked siin, siis juba kardioloog teab, et nüüd oleneb lihtsalt, kuidas ta sinuga käitub, kas ta lihtsalt ütleb, tead. Aga tavaliselt ikkagi tegeletakse, siis tehakse kõik asjad, öeldakse, et sul seda ei ole ja ei tulegi. Ja noortel naistel ka ei ole, enne kui see menstruatsioontsüklid ei lõpet, klassikaliselt ei ole. Aga vaata, kui sul on palju emotsionaalseid pingeid ja igasugused muresid, siis see sümpaatiline, eks see närvisüsteem, see ahendab meil veresooni. Aga kehas ei ole ainult suured arterid, kehas on ka kõik pisikesed kapillaarid, mis on naha all, südames, igal pool. Suuri me uurime, aga väikseid me ei saa uurida. Ja kui veri on näiteks paks, et me ei joo vett, siis seal ju ei toimu ainevahetust, sest veri sinna ei jõua, käib tähtsates organites, kus siin on. Et kaebused südame piirkonnas viivad inimese alati hirmule ja arsti juurde.
ja tõesti on juhuseid, kus kardiogramm, see on EKG, eks ju, kus ei pruugi näidata ka haiguse puhul, need on need tõesti keerulised. Ma mäletan ühte hästi ebameeldivat juhust, mis oli, kus arstid tõesti milleski süüdi ei olnud, aga ta oli tuntud inimene ja tal ei olnudki erilisi kaebusi, aga midagi tal oli, et kiirabi ta tõi meile kardioreanimatsiooni osakonda ja kohe kutsuti välja ka need koronarografistid, kes siis sondeerivad, eks ole, südant ja ta suri ära selle protseduuri ajal. Ja tegelikult oli seal tegemist sellega, et tal oli ühe suure arteri, ma ei hakka nimest nimetama, väga kõrgelt oli see nii, et ta oli praktiliselt millimeeter käis läbi, nii et kas ta oleks surnud homme, nädala pärast või sellel protseduuril, kus sond sisse läheb. Et see oli saatus, seal ei olnud midagi teha. Loomulikult siis tulevad jutud, arstid tapsid, eks. Yeah. Et see ei ole nii. Ja tookord ka mind isiklikult häiris, kuigi mul ei olnud otsest seost sellega, aga et arste süüdistatakse ka paljudes asjades, milles nad süüdi ei ole, aga siiski kui mina teiega räägin, siis ma räägin veel kord esmatasandi meditsiinist, et ma ei räägi kõrgtasemest, sest eriarstid, kes nüüd on, selle sõrme jaoks on üks arst, teise sõrme jaoks teine, eks ole, ortopeedid opereerivad, kirurgid liigestel, eks ole, südamearstid, kõrva, nina, kurguarstid, kõik nad tegelevad hästi põhjalikult ühe asjaga. Aga perearst peab kõike seda haldama tegelikult ja aru saama, miks see asi sinnani jõudis, sest kui sul on kuskil probleem kehas, ükskõik, nohukeha, siis sul on probleem terves kehas. Kui sul on hammastega probleem, on sul probleem terves kehas. Kui sul on silm, mul täna endal on hästi niisugune hall ja paha silm, siis on limaskestad kõik igalt poolt sellised limastavad, sest limaskestad kaitsevad ennast nii-öelda põletikulises ehk liigapelises keskkonnas limastamisega. Aga kuidas seda happelist keskkonda siis muuta? Et ta muutuks siis aluseliseks, nagu ma aru saan? Ja, kõigepealt kõige, nagu sa ütlesid, et stress, seda on kõige raskem. Seal on kõiki neid meetodid, eks ole, me teame, mis ise saad endaga töötada ja igasuguseid, aga väga raske. Minul on väga raske stressist ise endaga niiviisi hakkama saada, et kui pinge tuleb ja ma olen hästi tundlik ja ma olen hästi intuitiivne tegelikult, aga järgmine on see, minu jaoks algab tervis veest, sellepärast et vesi on teie keskkond, 78%, väikelastel rohkem ja kuna meie keskkond on aluseline ja rakud ja keskkond on soolakas, siis me peame ka jooma sellist vett, mida teil ei ole hetkel. Et sidrunit ma kunagi ka alustasin, et sidrunit panna, aga sidrun on lihtsalt sidrunappe on üks energiaallikas, mida saab põletada siis või oksüdeerida siis nagu veeks, süsihappegaasiks ja energiaks, aga suhkrutest siis, kui juua magustatud jooke, tuleb piimappe, mida siis keha peab nägema vaeva, et veel temast välja võtta, eks ole, vesiniku elektronid, see on keeruline. Ja väga põnev maailm. See on keeruline, aga appe, ta on appe, eks ole, kõik apped, sidrunappe, õunappe, merivaikappe, fumaarappe, need on kõik meie tsükkel, kus meil ainetest vesinikust pumbatakse välja elektrone, et meile anda. Ja meie kehas on, mis te arvate, palju rakke? Ärge kartke eksida. Ma arvan 1 miljon, kui mitte rohkem. Paul pakun palju. Jah. 50 triljonit. Ja bakterirakke, arvake neid palju on. No ma 2 korda rohkem. Jah, nii ongi. Topelt. Et just. Me oleme rohkem bakter kui inimene ja üle 100 aasta me tapame iga põletikulise protsessi puhul, kus keskkond määrab selle, kas immuunsüsteem ründab või ütleme aineid, mis meisse satuvad, raskmetallid, pestitsiidid, nende peale ka toimub rünne. Et põletiku kaudu viiakse keha tagasi sellesse keskkonda, mis on talle normaalne, aga meditsiin hakkab seal surkima, sest inimene kardab, jookseb kohe arsti juurde, eks ole. Ja siis me rikume selle protsessi ise ära. Ja siis me kahjuks rikume, aga samal ajal tuleb aru saada, et ma olen endale siin kirjutanud ka kuhugi üles, et kui igas meediaväljaandes ja ajakirjanduses räägitaks tervisest ja tervise hoidmisest reaalselt, nii nagu inimesed ju teavad juba nii palju,
nagu haigustest või gripi või Covidi, eks ole, puhul kõik kohad olid täis, siis ilmselt oleks tunduvalt vähem haigeid inimesi. Sest lihtne inimene lihtsalt ei tea, ta ei oska arvutis veel, ütleme minu vanused ei oska veel arvutis liikuda, käia, otsida. Ja see on ikka tõeliselt keeruline protsess, ainevahetus, tõeliselt keeruline. Et kui veel üksikasjadesse minna, mina enam üksikasjadesse ei lähe, sest ma olen õppinud nüüd hästi lihtsalt rääkima sellest kõigest. Aga mis sa küsisid? Ma tahaks ühe uue küsimuse küsida sinu jutu põhjal, mis sa just ütlesid, sa rääkisid suhkrust natukene, aga täna on hästi populaarne see, et joome jooke, mis on suhkru asendajatega, kas need on energiajoogid või mingid Coca-Cola Zero'd või asjad ja noored neid väga palju tarbivad, aga ma kuulasin kuskil üks saadet, kas siis Eesti Esos või kuskil rääkis inimene, kes lahkab surnuid ja ta ütles, et see on ikka päris õudne, kui sa vaatad täna lahkad inimest ja mis nende organitega toimub, et kas sa oskad selle suhkru asendaja kohta ka midagi jagada meile? No tavaliselt kasutatakse aspartamidel on vist, ma ei tea, 20 või 30 teist nime, see on hästi. Ma tuletan meelde, aspartam läks vist Ameerikas niiviisi läbi hääletusel, et ta on, issand, ma nüüd ei ole enam meelde tuletanud, ta on, ma ei tea, mitu korda, 100 korda magusam kui suhkur ja ta on vist bakteritele väljaheide tegelikult, aga no see selleks ja ta on magusa maitsega. Ja katsetati teda rottidel, nagu ikka tehakse katseid ja rottidel siis oli nii, et ta siseneb meisse, et ma nüüd ei eksi, ma ei ole seda eraldi enam ümber vaadanud, siis tekib see nagu puupiiritus, ütleme nii, ja formaldehüüd rottidel, neil oli selline ensüüm, mis kandis ta rakku ja sealt ta kasutati energiaks ära, aga inimestel seda ensüümi ei ole. Nii et kõik need suured uuringud, ajuvähid, ajukasvajad, kõik on aspartamid, nii et minu jaoks on küll see, et pigem kasutame ette või midagi, kui kasutada mingit zero asja, et see on päris õudne. Ja suhkur on, ma olen nii tänulik Sergei Saadile, sest ma ei tea, mis aastast ma olen sellest rääkinud, 72, 73, kui ma isegi telesaatetes olin, ma mäletan, siis veel lubati, kutsuti ja anti isegi sõna ja et mida suhkur teeb, eks ta hapestab keskkonda, see on tegelikult põletikuteke. Suhkur on, suhku algab ainevahetus, eks ole, nii, piimap läheb edasi sinna, aga suhkruga liialdamine on põletike põhjus, kõikide põletike põhjus. Ja kuna maailm on läinud sellele, et meile öeldi, et rasv on paha, eks ole, valgust eriti ei räägitud, rasva ei tohi, see tõstab kolesterooli. Haige värk. See oli juba ammu teada, et see nii ei ole, sellest on nii palju räägitud, uuritud. Siis läks ka kogu toiduainete tööstus ja kõik ju selle peale, et kõik magus. Ostke peedisalatit, kapsasalatit, sest magus on hea. Magus on keele otsas kohe, esimene see tunderetsept või see annab hea tunde hetkeks ja ta tekitab kohe sulle selle, ta annab energiat nagu ürgsel moel, et tal ei ole hapnikku vaja, väga vähe, aga annab. Ja siis need lapsedki, kes suhkruasju joovad ja kõik, siis nad on energilised, ATH-d värgid kõik, eks ole, ja siis kukuvad ära ja magavad, sest siis on keha happelisus kõrge, siis on jälle suhkrut vaja, sest keha hakkab anda teadma juba seedetraktis, eks ole, iiveldusega ja kõrvetistega ja kõigega, et keha keskkond on vale. Ja siis me kogu aeg tahame süüa, näksida, uuesti juua kogu aeg. Ja nii nagu siis on, insuliin on kõrge pidevalt, mingil hetkel kõhunääre ei jõua seda enam toota nii palju kui vaja, aga kui ta on kõrge sellel ajal, siis ta hakkab rasvkudemel arenema siia. Ja nii nagu see asi käib, et suhkur on pahade asjade põhjus. Aga kas sa ise täna tarbid mingilgi viisil veel suhkurt või see täiesti välja võtnud? Tarbisin ja ma rääkisin seda juttu ka kuskil podcastis, ma ei mäleta enam, mis ma rääkinud olema, aga vabandan, aga kui mul see põlveoperatsioon oli see traumajärgne, siis ma ei saanud nagu üks, ma ei oska öelda, niiviisi käia pikalt, päris tükk aega, vist nädal või niiviisi, ma hakkasin küll kohe kõndima, ma tulin järgmine päev välja oma jala peal ja kõik, aga ikkagi raske oli. Ja siis ma ostsin koju kommi, et ei saa poes kogu aeg käia ja siis ma sõin ja siis ei juhtunud midagi 2 kuud ja siis tuli 10 kilo, praktiliselt kohe otsa. Jube halb oli. Keha reageeris sul kohe nii jutteks? Õudne, lihtsalt
aina suurem isu tekkis, aga midagi ei olnud teha. Ja siis ma jätsin eelmise aasta augusti sai ära kommid, saiaksed ja koogid, et mulle ei meeldi mingid äärmuslikud asjad. Suhkru lihtsalt selle, mida ei ole vaja iga päev süüa. Jätsin ära ja siis ma võtsin hästi kiiresti 7 kilo alla, nii-öelda vee arvelt, vaata vesi tuleb igalt poolt välja ja keha ju hoiab oma, vaata kui sa jood, tähendab keha ju kogu aeg eritab oma musta vett, eks ole, uriiniga, naha kaudu, limaskestade kaudu, sapiga. Aga sa pead juba asemele saama ja kui sa ei saa, siis hakkab see must nii-öelda vesi meie sees seisma. Ja siis me paisume. Paisume ja keha hakkab, tähendab, meie keha ei ole enam puhas, meil hakkavadki kaebused, eks ole, kõik migreenid, peavalud, seetetrakthäired, iiveldus, kõrvetiseda, neid võib lõputult siin ette lugeda. Ja haigus ei kujune kohe välja, see on ainult sümptomaatika esialgu, aga aastatega, kümnetega. See on nagu protsess, eks? Ja just üks päev mul käis üks mees, kes ütles, kuidas nii saab, jah, ma jõin ja suitsetasin, aga ma ei ole kunagi haige olnud ja nüüd tuli selline väike infarkt, miks see siis on ja inimene nagu ei saagi aru sellest, ja ega minu see rääkimine seal ajab alguses asja veel hullemaks, sellepärast et ta ei ole selle probleemiga tegelenud, tal ei olnud probleeme üldse elus ja nii on. Minu käest just hiljuti üks patsient, tegelikult juba ammu, aga hiljuti ka üks patsiendiga tuli juttu, et ta küsis, et kuule, et mina ei õpeta toitumist, ma ütlen kohe ära. Ma tean põhimõtteid, aga ma ei ole sellel alal tugev. Et mis vahet sellel on, mis ma teen seda, see teen, mis tahan, sest nagunii ma ei suren ükskord, eks. Et ma olen selle peale alati vastanud, et tead, see pole vahet, kuidas me sureme, vahe on selles, kuidas me elame. Ja täisväärtuslikku elu, sest täisväärtuslikku elu ei saa olla, kui me oleme ravimite koorma all. Väga nõus sellele. See on nagu petukaup, et me lihtsalt aeglustame miskit, aga see probleem ju süveneb. Ja, selle katte all ta läheb aina edasi, eks nagu paned rooste peale mingi katte, aga tegelikult roostab asi edasi. Ja need, kes sellest aru on saanud, eks nende kohus ongi siin maailmas seda rääkida, aga praegu kindlad süsteemid takistavad seda ja need inimesed lihtsalt võetakse maarajalt. See on väga kurb. Aga põhjus, miks me ju seda suhkurt tarbime, on sellepärast, et me oleme väsinud. Meil on vaja kiiret nagu energiat korraks või midagi ära teha või päeval vastu minna, isegi kui me oleme väsinud. Sest tänane elu on selline, et sa pead kogu aeg nagu justkui jooksma igale poole. Et kindlasti on inimesi, kes võtavad rahulikumalt ja maakohtades võib-olla inimene võtabki selle päeva teistmoodi vastu. Aga meil linnas on kogu aeg see, et kiire. No seda peab nüüd ise koordineerima, sellepärast, et kiire ja suhkur siis lihtsalt 20 aasta pärast sul kuhugi kiiret enam ei ole. Ja tõesti olukord on selline, et inimesed, ma saan sellest aru, raha on praegu jumal, sest me ei saagi ilma elada. Ma ütlen, meie elasime oma vanaemaga 25 rublaga, see on ju sandikopikad, aga mis te mõtlete, et ma kannatasin kuskilt. 2 mingit kampsunit oli, ühte vaatasin, teist vaatasin, mul ei olnud sellest mingit alaväärsust ega midagi, aga ma ei taha sellest rääkida, sest kõik räägivad, meie ajal oli nii. Et ja oli, aga see, mis toimub praegu noortega, istub arvuti taga, palju mured, tahetakse teenida, liisingud asjad peale, äkki ma kaotan töö, eks ole. Kohutav press on kehale, nii vaimselt, füüsiliselt, kui ka tegelikult ju hingeliselt, eks ole. Et kõik tahavad aina paremini elada, aga kas tõesti seda viimast on vaja? Ja tuleviku arvelt. Just. Oma elu arvelt. Ja oma laste arvelt, sest kui me kõik muretseme endale liisinguga ja meiega juhtub midagi, siis see läheb meie lastele ju. Ja. Täpselt nii on. Nad peavad ju sellega toime tulema. Pluss sa annad need kõik sellised, vaata kuna lapsed ju mudeldavad täiskasvanud, sa annad kõik sellised viisid, kuidas sa ise elad kaasa lapsele. Et üks hetk ongi täpselt samamoodi koormal ja siis mõtled, miks need mustrid korduvad. Täpselt. Ükskõik, kas lastegagi vaatad, et süüdistad neid, aga kõik hakkab ju meist endast. Meie oleme need, kes peegeldavad, eks? Ja, just. Et aga kuidas selle väsimusega siis võidelda on paha sõna, aga kuidas seda väsimust probleemi lahendada, sest ma ütlen täitsa ausalt, siin 2-3 nädalat tagasi ma olin ise ka magad, aga ikka oled väsinud. Jaa, et eks seda on kõik tajunud, mitte ainult sina, mul olid ka siin mõned nädalad tagasi, kui mul see raske kuu oli, et kuidagi ei saanud väsimusest välja. Täpselt. Kuigi ma mõningaid asju võtan, mida ma oluliseks pean, aga nüüd ütleme nii, et kui üldse väsimusest rääkida, siis ikkagi see
psüühiline, nagu sa ütled, pingeringi, see raha teenimise vajadus, sest ega vähesed vast käivad tööl mõnust, kuigi töö võiks olla niisugune, et ta on mulle meeldiv. Minule näiteks mu töö väga meeldis, kohe väga meeldis, et aga ma tulin ära, ega mind keegi ära ei jäänud, lihtsalt nii, et ei tahtnud enam töötada selles süsteemis, kus sa ei saa nagu vabalt aidata inimesi. Aga see ajuudu, see ongi kõik see, et esiteks inimesed ei saa aru, et nad varjatud suhkruid söövad. Räägid seal inimesele, et kuule, et ma ei söö kommi, ma ei söö šokolaadi, aga siis kõik on ju magus, eks ole, et tuleks ikkagi ise algusest peale teha, siis esiteks psüühiline see, uni on kõige suurem taastaja üldse. Kui ka uni hakkab juba ära minema, et siis on juba keeruline inimest aidata selles mõttes, et keeruline. Et tänapäeval, varasemal ajal oli nii, et ju psühholoogid või ütleme kõik, kus käisime, ma ise tegelesin ju mitukümmend aastat vibrakustilise teraapiaga, mis oligi niisugune heliga massaaž sinu keha all, kus inimesed jäid sinna magama. Ma mäletan üks naine, et ma ütlesin, et teeme sulle seda, see oli 3 eurot meil kord, 3 eurot ja 10 korda siis, praegu 50 ja 60 euri kord, aga teine situatsioon on ka. Ja ma mäletan nii hästi oma ühte patsienti, et tuli, ma näen ju silmadest ära, mis inimesele, ma näen ja ma vaatan korra üle, mul ei ole vaja mõelda, lihtsalt mul on selge, mis toimub. Ja ütlesin, mine sinna alla, et vaata, proovi. Ja see oli meil seal all keldrikorrusel Jüris, vanas majas. Ja ma unustasin ära ja ma läksin öösel kell 8, ta magasin. Ju oli sellele inimesele seda väga vaja. Ta käis ka veel pärast, et igast asju, aga nüüd, kui me väsimusest räägime, tead, sellele on, ma enne ütlesin sulle ka paari sõnaga, et ma ütlen ausalt, et sellele on nii palju põhjusi, et võib-olla, et raske on jälile saada. Kõigepealt tulebki rääkida see, mida sa jood, mida sa sööd, eks ole. Söömisega ongi see, et kas see on liiga magus, mida sa sööd, eks ole, kas teiseks, kõige sagedasem, mida nüüd määratakse inimestele analüüsidena, tohutud analüüsid määratakse, vaataks, see on kõrge, nüüd võtame selle rohuga maha, see on madal, anname seda juurde, eks ole. Aga kõige sagedasem selline, kus ütleme, et nagu võiks öelda, et on nagu arstil oleks vaja sekkuda, on rauapuudusaneemia, verevaegus on aneemia. Ja vot siin on sellised küsimused, et mul on jubedamalt palju selliseid inimesi olnud, et rauda anda, see ei ole lahendus, sest nüüd tuleb mõelda, miks inimene rauda ei saa. Raud on hapnikukandja hemoglobiinis ja haiguste ainus põhjus on hapnikupuudus. Hapnikupuudus ongi liighappelsuse ehk põletiku põhjus. Okay. Vaata, kui loogiline järjestus. See on nii oluline, mis sa praegu ütlesid. Et kui sa näiteks jooksed kilomeetri kõigest jõust ja jõuad seda joosta, siis sa hingeldad, süda taob, viskad pikali, allpolla, kiirabi kutsu. Sest sa pingutasid nii palju, et sa ei saanud hapnikku. Ja keha on nii loodud, et tal on 2 süsteemi, mis teda nagu seda aluselisust kehas hoiavad. Üks on nendest ainevahetuses töötab bikarbonaat puhversüsteem, mis bikarbonaat eesti keeles on söögisooda, vanasti söögisoodale peale kirjutatud bikarbonaat, siis oli veel vesinikkarbonaat, see ongi. Keha toodab endale kogu aeg bikarbonaate energia tootmise lõpp-produktidest H2O ja CO2, millest siis tuleb HCO3 miinusmärgiga anion, mis siis kehas moodustab soolasid naatriumi ja kaaliumiga, mida me võimegi, söögisooda on niisugune nimi, mida ravimfirmad, eks ole, on maha teinud juba aastasadu, ma ütleks nii, et ülikutele juba ammu ju anti ja kõike. Ja teine süsteem on siis see, et kui sul ainevahetuse käigus eritub CO2 ja hapnikku võtame juurde, eks ju, see, mis me siis hingame ja saame lootusest, siis CO2 on happeline gaas, mida keha hakkab nüüd intensiivselt välja hingama. Mida rohkem sul happelisem oled, seda rohkem sa hingeldad, et seda välja viia. Et see tasakaal on, üks on siis metaboolne, ehk siis ainevahetuslik see bikarbonaat, eks ole, ja teine on siis gaas. Muidugi seal CO2-ga on veel palju, et ta on ka võib-olla vajalik seal kehas ja kõik, aga me ei hakka üksikasjadesse. Aga nüüd rauapuudused, raua näiteks kui ongi nii, et eritrotsüüdid või punavererakud on inimesel korras, arst vaatab.
aga hemoglobiin on madal, siis on selge, et on rauda puudus. Aga miks on rauda puudus? Enne kui rauda sisse sööta, metalli sisse sööta inimesele, tuleb selgeks teha, kas tal on C-vitamiin, kas ta, C-vitamiini on keeruline meil, me ei tooda teda ise nagu loomad, enamus loomi, aga me peame teda saama ja meil on selline kliima, et me saame teda suvel ja sügisel siis oma marjad asjad, eks ole, kodumaised, sest arvata, et nüüd apelsinidest, sidrunites ja nendes nüüd veel on, kus nad on, sest nad on nii pikka teed meieni jõudnud ja C-vitamiin on nii kohutavalt kiiresti redutseeruv ehk lagunev aine. C-vitamiin ja askorbiinhappe ei ole päris üks, et kui uuringus, kus need puu otsast soojal maal võeti ja määrati C-vitamiini sisaldust, need olid apelsinid, siis poole tunni pärast oli pool C-vitamiini sisaldust seal. Nii et C-vitamiini puudus on üks raua imendamise või omastamise põhjus 12 sõrmiksooles ja see on hästi niuke tihe, aga kuna inimesed seda ei usu selle tõttu, et ega raua ainevahetus võtab pikka aega, kuni see hemoglobiin jälle taastub, see ei ole hopsti üleöö, siis väga tähtis asi, mis on see, seda ma olen vaadanud, et inimestel on väga kõva vasepuudus. Kunagi oli vask meile, kui olid vasknõud, eks ole, oli nagu tekitas mürgistusi, aga praegu on nii, et vask on vajalik raua vabastamiseks tema hoiukohtadest ja selle tõttu ju määratakse meil ferritiini, mis on raualadu. Et teda on maksas, on ka põrnas natuke luudis ja kui ferritiin on madal, kui ta on, ütleme, tal on ka norm, aga et kui ta läheb liiga madalaks, siis tegelikult ei ole laos piisavalt, aga hemoglobiin on veel korras, siis ei ole katastroof. Aga kõrge ferritiin omakorda näitab põletiku tunnus ja on ka haigust hemositeriin, kus raud on kõrge maksas. Aga vask ja vase puudus põhjustab meile seda teisest ehk sekundaarset rauavaegusaneemiat, kuna raud ei jõua luu üdisse isegi, kui rauavaru on piisav. Kuprum on õudselt vajalik selleks. Ja samal ajal, kui me hakkame nüüd neid mikroelemente rääkima, mul on kuskil oma kodulehel raudsik.com ka kõik need, nad ei ole podcastid, nad olid intervjuud, vist Katrin Karismaa intervjueeris mikromineraalidest, makromineraalidest ja mikromineraalide all ma räägin kõikidest asjadest, kui sa ühte võttes teine pärssub ja kõik. Ja see on nii keeruline, see on nii huvitav ja on inimesi, kes kui nad on väsin näiteks, hakkavad ise uurima, oi, vask on, näed, vasel on nii tähtis, oi, tsink veel rohkem teeb meile seda, parandab haavu, eks ole, aitab meile toota spermatosoide ja kõike immuunsüsteemi toetab. Ja tänapäeval on kõik immuunsüsteemi toetab, sest immuunsüsteem on kõige tähtsam valvekoer meie kehas. Ja siis inimesed ostavad meeletutes kogusest neid mikromineraale kokku, aga nad on mikro. Ja neid on vähe vaja, sest me tõesti toidust ei saa neid, aga siin peaks arst vaatama, rahulikult rääkima, teadma neid seoseid, kui ei ole meeles, mina näiteks vaatasin üle, mul ka ei olnud meeles. Ja vask ja raud iseenesest on nagu koostööd teevad ensüümidega, kuid nad on antagonistid ehk võistlejad imendumisel, et kui näiteks kuprum viia jälle kõrgeks, eks ole, et kõik, mida me teeme selleks, et oma väsimust peletada, oleks hea, kui oleks kogu aeg väikestest doosidest, mitte ühegi asjaga ei lähe kõrgele, sest kui juua 10 liitrit vett on paha, kui juua pudel joodi ära on paha, eks ole. Seleen ja räni, mis on meie kehas üliolulised asjad, üks on suur kilpnääre kaitsma 300 ensüümi aktivaators, räni on luude elastsuse määraja, samamoodi 300 ensüümile aktivaatoriks ja kui kuskil ringis, kus ensüümid lagundavad, eks ole, meie toitaineid, et vesinikku sealt kätte saada ja selle elektroni. Kole lugu, aga mälu käepärasus vanemast peast muutub. Tead, ma olen noor, aga mul on isegi ikka Neil on sama viga. Mul on üldse see komme, ausalt mõtlen, et ma mõtlen kogu aeg ette ja räägin nagu tagant järele ja siis ma kipun vahest lauseid lõpetama varem, et juba hüppad. Et juba ette minna. Mina võtab küsi. Ammustan sinu juurest. Mul tekkis see mõte, et tegelikult vaadates nüüd pilti, kuidas me arsti juurde lähme ja meid arst siis ära kuulab meie probleemis on ju, ta kuulab ära, sul on see, nüüd määrame selle siis ühe sõnaga analüüsi ja siis ravi, aga tegelikult
sind, Riina, kallis kuulates, me peaks alustama sellest pildist, millega inimene tuleb kuulama ta ära, jagama talle rahulikult selle pildi, kuidas ta tegelikult võiks ennast nüüd aitama hakata, siis teeme analüüsid, siis vaatame, mitte ei hakka määrama seda ravi sinna. Et teda koormata sellega, sest kui probleemid algavad meie psühholoogilisel protsessil, meie elumustrid, mis me oleme endale omandanud, valed käitumismaneerid kehaga, eks, et tegelikult tuleks meditsiinis muuta pilti, kuidas me inimest aitame ja siis me jõuaks kõike koostöös meditsiiniga teha. Meditsiin tuleb pöörata jalgade tagasi jalgade peale, aga see võtab umbes järgmised 100 aastat, ma arvan. Jah. Sest praegu me ravime igasuguseid põletikke ainult antibiootikumidega ja samal ajal bakterid tulevad põletiku koldesse seda lõpetama, ehk seda, ütleme limas kestades seda lima vedeldama, et see saaks välja nuusata, köhida, kuseda, eks ole. Aga me leiame neid koldest ja siis ütleme, et nemad põhjustasid. Me oleks ju surnud, kui teil oleks bakter, teeks meid haigeks. Vale keskkond ja see keskkonna teema ju kerkis üles juba 19. sajandi lõpus, isegi Pasteur, kes tegelikult ju bakterid nagu peetakse teda avastajaks, eks ole. Ja vaktsineerimist tema alustas ja samal ajal oli tal, kui ma nüüd ütlen, Béchamp vist oli see tema kaasaegne, natukene noorem ja elas kauem. Tema hakkas juba ammu rääkima, et haigeks ei tee bakterid, vaid keskkond. Ta nimetas seda keskkonda mingi teise nimega tasand või midagi sellist. Ja nii ongi, et vaata immuunsüsteem, millest kõik räägivad kogu aeg, immuunsüsteem ja see promob ja boostib meie ja kogu aeg kõik asjad meie immuunsüsteemil on head. Ja kui küsida, mis see siis on inimeste käest, kes ei ole meedikud ja võib-olla ka meedikute käest, siis kus ta paikneb? Igal pool kehas, kõikides kudetes, kõikides elundites on veel oma kaitse, veel suur kaitse, veel rakulisel kujul, veel valgulisel kujul ja iga põletik algab näiteks tsütokiinide paistumisega keemilise protsessina üldse. Ja alles siis, kui see põletik on seal välja kujunenud, alles siis tulevad sinna valgevererakud, kes on põletiku vastased, siis bakterid, kes hakkavad oma eluhinnaga seda seda lima vedeldama, võib-olla nii on kõige õigem öelda, et me saaks ta väljutada kehast, eks ole. Ja me tapame neid, lihtsalt tapame, kusjuures selgeks on tehtud see, et üks antibiootikumi kuur, mis tavaliselt kestab 7 päeva või mõniga 10, mõniga muidugi rohkem, et selle bakterite koosseisu taastamiseks, kui ta inimene ka sellega tegeleb, läheb 2 aastat. Et see on kohutav tegelikult. Ja ütleme nii, et kui inimene vähegi suudab, et minu jaoks on sellised kindlad asjad, mida mina kasutan nüüd. Ma olen varem ka kasutanud, et ma enam ei söö niiviisi karpidest hommikul, ma olen ka seda teinud ja ma olen ju väga mitte teadlik olnud elus, et ma ei ole kunagi seda öelnud, et ma olen sündinud tark. Aga mis on need vesi, eks ole, kus on siis kergelt alkaliseeritud, nii nagu kõik veed olid, praegu on veedest nagu see bikarbonaat suuremat osadest veedest ära võetud, kahjuks ma olen lihtsalt poes vaadanud. Siis vanasti, kui noored olime, oli kaevuvees bikarbonaat, kõik oli, me ei pidanud midagi juurde panema, kõik oli olemas, saate aru. Mullad olid väekad, kust me saime läbi taimede ja kõik, mis mullas kasvab endale, mineraalid, vitamiinid, ensüümid, seda ei ole enam. Õhk on teistsugune. Raskmetallid pidurdavad ensüümide tööd, kuna nad istuvad ensüümides väävlisidemete, kaksiksidemete vahel ja see ensüüm ei ole enam võti sellele ainele, mida ta avama peab. Jällegi, happed kogunevad. Meil ei ole ühtegi põhjust muud kehahaiguseks kui liigne happesus ehk põletik, ehk hapnikupuudus, ehk energiakriis. See on nii hea kokkuvõte, et mis ma tahtsin veel rääkida natukene on see, et kas on täna mingi vesi, mida sa täna soovitad osta, näiteks ma ei tea, Borjomi või mingi selline, mida võiks osta? Soovita selles mõttes veesid, et ma soovitan pöördosmoosfiltreid, mis on tänapäeval nii, ma just ostsin ise teise juurde selleks ajaks, kui juhtub, et elekter kaob, siis ta on pistikust, kohe saad sealt, aga mul on generaator, sest meil on palju vett maal, meil on palju elekter ära olnud ja siis ma
et see on ainult pistikus, sa võid sinna panna jõevee, merevee, Coca-Cola, kõigest teeb sulle vee ja viskad selle musta ära sealt, nii et kui tahtmist on, andke teada, ma juhatan teid inimesteni, kes see peaks kodus olema. Sest mul on pöördosmoos filter 25 aastat, minu head sõbrad tulid ja panid selle mulle ilma, et ma oleks tahtnud, sest üris oli maitselt väga hea vesi, aga see karbonaatide sisaldus, mis vetes on, see naatrium CO3, mitte naatrium, vesinikkarbonaat on teine asi, hoopis teine asi. Kui mõni arst räägib, et las raudsik seal joodab seda sisse, et ma lõikan siis kive mul tööd, et jumal hoidku inimesed, tehke selgeks, mis on bikarbonaat ja mis on karbonaat, need on kaks erinevat asja, täiesti erinevat asja ja mul on see määraja ka ja et kui sa ikkagi saad sellise vee endale, kus sul ei ole raskmetalle, pestitsiide, kus sa saad puhta keskkonna, mida sa jood ja sinna mina panen siis natuke soola, kes paneb meresoola, mina meresoola mingi instinktiivselt kuidagi ei taha, mul on see mägisool, see roosa, natuke seda, et soolast maitset ei tule, et natukenegi mineraale saaks, mida meil on raske saada, sest šveitslased on juba saatamast ammu teinud paljude toiduainete uuringu erinevatele mineraalidele, näiteks banaanis peaks kaaliumit olema, et sööge 89 oli see uuring minu teada ja seda ei taha ju keegi teha, sest siis saab ju aru, et me ei saa söögist seda, mida meile öeldakse, et me peaks saama. Ja verest on väga raske ka neid uuringutest näha seda, sest veri on üks kude ainult meie kehas, mis on ideaalses seisus kogu aeg ja kui ta enam ei ole, siis ta võtab kõik luudest, igalt poolt, kõik ära. Aga näitab meile korras. Ja kui seal on juba natuke midagi korrast ära, siis on juba kehas tegelikult aplaava. Riina, räägi sellest sinu juurde tulles, sa võtad ju inimesi vastu. No ma teen natuke. Teed natuke. Mis on need protseduurid, mis sa läbi inimesega viid? Mis on su abivahendid? Räägi sellest tööst. Võib-olla alustuseks natuke, mis muredega nad üldse tulevad? Jah, täpselt. Mul on tekkinud see oma patsientuur nagu pikkade aastatega, ma olen ju nii kaua kõike seda teinud, vaadanud, et ma näen, katsun selga natuke mõningaid lihtsaid võtteid oskan kasutada või kergelt mingid sellised massaaživõtted, mis hetkeks aitavad ja siis ütlen, kuhu minna, mida teha. Aga põhiline on jutt, sellepärast, et ta ju räägib, ta tuleb mu juurde, ütleb, et nagu sina ütlesid, ma olen nii väsinud, ta ütleb ära, mul ei ole energiat ja siis ma uurin, mida sa teed, palju sa kohvi jood, palju sa vett jood oma kehakaalu kohta, ütleme, et söömise kohta, eks ole, uurin, et oleks hea, kui ei oleks ainult need kiirnuudlid, eks, et ikka see on õuduste tipp, eks ole, ja oleks hea, kui minu jaoks ikkagi, kui inimene tavaliselt elab, saaks tooreid asju, eks ju, ja kui, mis veel, kui vaja kuulen, kui vaja vaatan kurku, katsun lümfisõlmi, tunnen, et ja siis ma ütlen, mida teha, kui palju hästi tasapisi kõike, aga millest põhiliselt on mul see, et on vaja puhast keskkonda ehk puhast vett. Ja nüüd ma rõhun sellele juba väga ammu, sest sellest ajast, kui ma seda puhast vett jooma hakkasin, pöördosmoos vett ja siis soolad ja aluselisus, siis ma ei ole haige olnud. Ja mees see on väga huvitav. Ja mees sai igastust hädadest lahti või abikaasa või elukaaslane ja vahest ütleb mulle niiviisi, tema ju, kui me nooruses jäime šampust vahest koos, siis kõrvetas, sest ta ütles, mis sa piinled, seda mitte šampust, joo soodat ja siis jõin, aga iga kord süda valutas, issand, mida see sooda teeb, mul nii hästi see meeles, noor inimene veel olin, aga siis, kui ma endale selgeks tegin biokeemias selle, siis nüüd ka minu mees ütleb üks päev niiviisi, et tead, issand, see sooda on ikka hea asi. Ütlesin, mis sina nüüd, sa ju tead. Ta ütles, et tead vahest, kui ma olen unustanud nagu korralikult juua. Olen joonud natuke, aga vähe, eks. Siis mul tekib, näitab nii siia kohta valu. Mis siis arst ikka mõtleb vähk. Ja siis ütleb, et ja siis teen selle kange sooda ehk kiirabi, kuhu ma siis klaasi peale panen teelusikade ja soodat ja on selle ära ja see on 5 minutiga kadunud. Kõik asjad on, iiveldused, kõik seedetrakti häired, põletikud, kõik. Aga vahepeal sa pead jooma seda rakkudele omast vett, sest kraanivesi ei lähe enam sinna, seal ei ole enam nii palju mineraale lihtsalt sees. Ma olen ju vaadanud 89. aasta veesid, olen näinud Tallinna vett, ma olen näinud Tallinna
seal on eri kohtades erinevad, meil näiteks oli puurkaevuvesi ka, aga kõiki komponente, mis kehale on vajalikud, on ju väga väheseks jäänud. Ja põhjaveed, see ei ole saladus, et nad on reostatud tänu inimeste ahnusele põllumajanduses ja see spetsialistid räägivad. Täna kuulsin ja nädal tagasi räägitakse, et see ei ole ainult mina. Ja mullateadlasi on mu juures ka käinud, kes tahtsid koostööd teha, aga ma ei jõua kõigiga lihtsalt. Ütlesid, et mullad on tühjad. Ja selle jaoks siis kasutage nüüd neid kunstväetisi, eks ole. Ja siis sööme me selle sisse, joome. Loomad samamoodi, meil ei ole enam looma seda sõnnikut ju ka väga, mis oleks korras, et maailm lihtsalt ja maakera ei suuda ennast taastada. Et me kõik teame, et on tehtud filme ja igasuguseid toredaid dokumentaale sellest, kuidas loodusel ei ole probleeme enda taastamisega. Puud, metsad, nad taastavad ennast. Kui inimene sinna ei sekku. Aga inimene on ju ka looduse osa. Kuigi mõned siin irvitavad selle üle. Inimene on looduse osa, ta samamoodi oskab ennast taastada, kui me anname talle selle võimaluse. Kui me anname endale see on nii oluline, sest puudel on ka, kui mingi lind käib nokkimas seal, siis ta tekitab sellise kaitsekihi peale, et nagu ei saaks... Just. Ja kui te natukene mõtlete, mis siis see ainevahetus on, et me oleme ju, mida rohkem me oleme looduses, seda tervemad me oleme, et see pole ju salatuseks, see on minu tarkus. Nüüd, mis toimub? Meie hingame välja CO2 ja vajame hapnikku, et mitte haige olla. CO2 läheb loodusesse, puudele, rohelistele taimedele, kes toodavad meile, kellele on CO2 energiaallikas ja nad toodavad meile hapnikku, mida rohkem mets ja loodust, seda tervem on inimene, sest hapnik on piisavalt. Mida vähem seda on, miks seal on New Yorgis siis üks suur see park, mis seal on, üks ainus, kõik muu on kivis, eks ole, et ta ka siis aitab ju elus hoida. Ja nüüd see ainevahetus siis kopsudest tuleb hapnik meile, CO2 välja. Edasi läheb see hapnik siis verre kudedesse. Kudedes toimub järgmine hingamine, hingamisel me saame hapnikku. Seal läheb nüüd hapnik kudedesse, et sa haigeks ei jääks ja tagasi tuleb veeniverre CO2, mille me siis toome jälle südamesse kopsu ja ring hakkab uuesti peale, eks ole ju. Nii et loodusest algab tervis ja sellest, et inimene ei arva, et ravimite koorma all elu, kus tal ei ole seda valu või seda vaevust või ikka, ega ma ei ole kunagi öelnud, et sa ei tohi, kui sul on liigesed valus ja paistsed, sa ei tohi ravimit võtta. Aga hakkame nüüd mõtlema, et kui see kaebus nagu juba leebub ja saab mööda, et mida me saame sinu jaoks tegema hakata. Vot see on oluline ja selleks on arstil aega vaja. Meie seda aega leidsime, sest mul oli ka 2 õde, kellega ma töötasin. Nad olid juba enne mind targemad, mina alles kasvasin nende järgi nagu. Ja me lihtsalt võtsime selle aja. Oli inimesi, kellega tund aega rääkisime. Järgmisega läks võib-olla 5 minutit ja nii see asi oli. Aga siis teatati meile Terviseametist, et me ei tohi enam kõiki haigid vastu võtta. Me peame tekitama nagu järjekorra ja siis praktiliselt ma tulin ka ära, sest mind ei ajanud keegi ära, ma lihtsalt tulin ära. Läks väärtustega vastu olla. See on huvitav. Ma tahaks korra toidust veel rääkida, sest ma ise tunnen, et kui ma söön värskemaid asju, siis mul on energiat ja jõudu palju rohkem. Aga mis on nagu veel üks huvitav fakt, me saame kodust, nagu ma ka ennist mainisin, me saame kodust väga palju kaasa. Kuna mina kasvasin üles vana-vanaema juures, Põlvamaal, siis meil oli see, et kindlasti ka tema enda vanemad kunagi olid sellised, aga meil oli see, et kõht peab täis olema, alati peab kõht täis olema ja me oleme hästi pikalt ja ma just viimasel ajal jõudsin selle taipamiseni, et ma söön täna poole vähem ja ma jõuan peale seda kõike muud teha veel. Ja ma ei väsi ära, et ma söön natuke, ma ei söö ennast kõhtu täiesti nii täis, kui vähegi saab. Aga ma saan aru, on olnud selliseid perioode, kus oligi vaja süüa kõht täis. Kui ma mõtlen, kuidas meditsiin on arenenud, kuidas ise, eks ole, kaua ma olin arst olnud, kuidas üldse algas see, millised aparaadid olid, kui palju eksimusi on meditsiin teinud tegelikult, see on üle inimeste käinud, eks ole, et otseselt ei ole tapetud, aga lihtsalt ei ole veel jõutud selleni, ütleme
ütleme, teadus peab nagu käima, et praktika on ju tegelikult tõe kriteerium, eks ole, ja läbi praktika me hakkame aru saama, see peaks nii olema, et ma nüüd näen, et kui ma sellist asja inimesega teen, siis tal läheb nii ja siis seda saab ju teaduses kontrollida, eks ole, aga meil on nagu vastupidi, et teadus on nagu ravimitel põhinev praegu, sest seda rahastatakse sealt, no see on teadus, see ei ole mingi see, aga et ma arvan ka, et aga kuna toit ja kõik oli puhas ja see sind haigeks ei teinud, et nii oli ja näiteks võtke üks selline situatsioon, et kui teil on näiteks laps, kes jääb haigeks, laps ei taha süüa, eks, sest see on õige. Sest ta keha tunneb. Jah, sest keha tahab tegeleda enda põletikuga. Esimesel päeval ei taha inimene ka juua, sest tal ei ole veel jänu tekkinud. Teisest päevast hakkab teil jänu, seepärast et see on normaalne ja siis tuleb hakata talle õiget vett andma. Ja nüüd, kuidas meie ise käitume? Ma olen kõik need vead teinud, mida ma räägin siin. Et kui laps nüüd ei söö üks päev, teine päev, kolmas päev, haigusi on erineva pikkusega. Siis meil hakkab mure, me hakkame toppima talle seda süüa. Tegelikult ta võib seal 10 päeva või rohkem olla, et ta sööb selle kõik tasapärast. Aga meil on tunne, nagu sa ka rääkisid, et kui ta hakkab sööma, siis ta hakkab tervenema. Aga tegelikult tuleb tervis enne ja siis tal tekib isu, eks ole, niiviisi on. Vastupidi. Ja, aga see oli ikka tollel ajal, vaata, siis olid ju ka, sa oled nüüd noor poiss, aga vanaema oli ikkagi kuskil minu ajast siis, eks. 96 on meil. No siis natuke vanem. Et seal olid ju sõjaajad ja kõik, eks ole, et see on nagu kuidagi kodeeritud sisse, et süüa saab, siis süüa on, siis tuleb süüa ilmselt kuidagi nii. Ja, ilma söögita me läbi ei löö, jah. Mis oleks, Riina, see, mida sina tunned, et sa tahaks täna meie kuulajatega veel jagada? Millele sa tunned, et peaks ühiskonnas täna rõhku pöörama? Neile, kes tahavad kuulda ja mõista, et mis võiks jagada? No esiteks ma tahan seda öelda, et kui, nagu me siin ka rääkisime, et kui me laseme tervise käest ja usaldame ainult ravimeid, et siis tervenemist ei saa toimuda, eks ole, sest me ei tea, mis tegelikult toimub. Siis ma tahan veel öelda inimestele seda, mida nad ka teavad, aga võib-olla, et tunded on alati tugevamad kui mõistus. Et miks siis muidu mõistus ei taha meile alluda, eks ole. Et oma tundeid ja intuitsiooni tuleks usaldada ja üldse tuleks enda peale rohkem mõelda. Ja nagu sa ütlesid, kui sa sööd värsket, sul on rohkem energiat, sest need asjad sisaldavad energiat. Ja nagu ma siin kuulsin, need vibratsioonid ja asjad, et ma ise nendest palju ei räägi, aga elus toit on kõrge vibratsiooniga, surnud toit ei vibreerigi üldse, eks ole, see on juba ammu uuritud, et see nii on. No mis veel, minu jaoks algab kõik veest, puhtast veest, et selles mõttes ma ütlen, et pöördosmoosfilter oleks super, sest millest te seda hästi näete, kui te määrata ei saa, et teie potid pannid näiteks keedukann, mul on see 18 aastat nüüd üks olnud, selle on nagu eile ostetud. Wow. Seal ei ole ühtegi karbonaati ega seda sadet, mitte midagi. Aga see kõik läheb teie sisse, kivistub. Mul tekkis üks küsimus juba enne, aga nüüd ta tuli mulle meelde. Kui me rääkisime sellest lapse poolest, et lastele nagu anda vett ja kõike seda ja võib-olla seda õiget vett, puhast vett, siis kui sa paned sinna soola, siis seal on võib-olla mingi maitse, et miks me joome neid maguseid asju, nad on ju esiteks sõltuvust tekitavad ja need meeldivad. Jah, et soola sa paned nii, et seda pole tunda. Okay. See käib nii, et kui sa 1,5-2 liitri peale paned pooltee lusikad, mitte kuhjaga, eks ole, siis veel soolast maitset ei ole, aga kehale rakul on ta omane. Ja aluselisus on tänapäeva pärast, kuna meil ei ole enam bikarbonaate vees, mida me joome lihtsalt looduslikus vees, sest kogu maailm apestub, saage sellest aru, eks ju, mitte ainult inimene. Ja see, võtame näiteks ühe näite, et kui oled sa pohmellis olnud kunagi? Ma olen ka noor olnud. Pohmell on veetustumine ja hapestumine või ehk liigne hapestumine. Mida sa siis juua tahad? Sa ei taha paljast vett, sa tahad mingit borsommi või kurgivett või midagi, eks ole. Keha küsib õiget asja. Mis on surm? Hapestumine ja vananemine on veetustumine ja hapestumine. Et nii ongi ainevahetus, korrashoid 40. eluaastani on suhteliselt lihtne, sa võid pohmellis olla, sa võid magamata öid olla, keha suudab ennast kõik korda teha. Aga sealt edasi hakkavad juba tasakesi toimuma. Allakäigu trepist tee.
Tead, mul tekkis praegu just üks idee veel. Kuna mina ise ei võitle väga palju sellega ja ma ei kasuta, no see on ikka väga harva, kasutan selliseid nagu higipulke ja asju. Ja ma olen uurinud inimeste käest, kas ma lõhna nagu ebameeldivalt ja on vastust tulnud ei. Aga on inimesi, kellel on hästi tugev selline higilõhn. Spetsiifiline. Ja mida ma ise olen tajunud enda peal, see higilõhn tekib tavaliselt siis, kui ma joon väga palju kohvi. Vigilõhn võib tekkida paljudel põhjustel. Esiteks, kui sa jood kohvi ja toitud valesti, sest igi kaudu ajab keha välja soppa kehast ja igi kaudu toob ta ka piimhapet, mis on suhkruta ainevahetuse lõpp-produkt. Nii, bakterid tulevad sinna, igi enam ei saa erituda, ta jääb, bakterid jäävad sisse ja teevad talle ebameeldiva lõhna. Teine on see, kui sa oled ennast käest ära lasknud ja sa hakkad ennast korda tegema. Kui sa hakkad joomas puhast vett andma, siis tavaliselt esimene reaktsioon on see, et sul on tagasilöögid, ükskõik siis millised ja tihti sul hakkab higi väljuma, aga seal on seisnud higi. Ja nüüd, kui sa kardad, et sa lõhnad, siis kasuta seda sama soodat. See on, kui sul isegi on raske higilõhn terav juures ja kui sa paned sinna nii, pühid ära, see on 10 sekundiga läinud. Ja 24 tundi hoiab ta sind täiesti korras. Tänapäeva uued ja looduslikud higipulgad kõik sisaldavad soodat. Okay. Tänapäeva Norra tippsuusatajad kõik kasutavad soodat. Ja ma lugesin, isegi Postimees pani 20 minutiks selle, et see nii on. Ja siis üks murdmaasuusataja, kes on Eesti sidemetega, praegu maailma tipp Kläbo, ütles, et need on lollid, kes ei kasuta soodat. Tippjalgratturid kõik kasutavad, Eesti suusatajad kasutavad, kõik kasutavad, kes saavad aru, aga inimeste tervises ei lubata, sest kui meile, ma olen ju õppinud seda, ma ei ole ju seda ise leiutanud, ma olen alati mõelnud seda, et minust räägitakse nagu ei ole teadust taga, no kust ma siis seda õppinud olen, issand Jeesus, kui ikka raamatutest, mis on ammu juba teadusest teada, eks ole. Ja esimene asi, kui raske haige tuli alguses, ma ju olin nende südameoperatsioonilt tulnud haigete valves öösel, et see ongi põhiline veemajanduse korda tegemine, vedelikumajanduse korda tegemine, kuni siis ta saab oma hingamisele juba. Ja esimene asi, mis raskele haigele kui ka infarktihaige tuli, mis üles pandi, oli bikarbonatsool, tilkuma. Tänapäeval enam ei lubata, nüüd on ainult elustamisel, elustamisel sa hakkad apestuma, siis lubatakse korraks. See on õudne. Et kasutatakse, inimest ju ravitakse haiglas, kui te olete raskes seisundis ja teid viiakse haiglasse, mis teile tehakse? Pannakse tilk, inimene ütleb, mul oli nii raske seisund, mul paneb tilk üles. See on veepuudus ravimine, eks ju? Ja pannakse tänapäeval tilkuma siis lauasool, naatriumkloriid füsioloogiline, mis siis nagu öeldakse meile, et ärge seda palju sööge, seda valget soola, sest muidugi ka roosad ja kõik muud soolad sisaldavadki, naatriumkloriid on üks põhiline ju soolasuse maitseandja. Aga et siis öeldakse, et naatriumkloriid, ta tekitabki turseid, kõrgendab vererõhku, aga ülekandmiseks sobib meile, eks, sest ta on kõige odavam laus. Et nii kurb on seda kõike vaadata ja siis vahest ma mõtlen, et nii mina ju õppisin seda kõik alguses ju enda eeskujudest, kes mul olid. Ja siis ma juba hakkasin teisiti mõtlema, need paljud, kes mind õpetasid, on ka läinud nüüd seda teed, et nad räägivad nagu seda meditsiini juttu, nii nagu kui sul arst tõesti ainult vaatab järge ajab, et selle kaebuse puhul see ravim, see, siis on ju väga halvasti asi. Väga halvasti. Ja ma alati mõtlen ja olen niisugust mõtet mõelnud, et targad inimesed, tark on ju palju. Ega kõik ei kipu tippu, sest tipus saad kõrvetada, eks ole, ja kui sa oled tipus, siis sa eriti ei arene, aga kui sa sinna lohku satud, siis sa muutud loovaks. Nii on ju. Sest see on sundseisund. See on väga oluline. Sa hakkad sealt tahad välja rabeleda, eks ole. Ja ma olen alati mõelnud, et targad inimesed jätavad endast niisuguse maha laia tee, et seda mööda saavad veel paljud käia pärast. Et nad ei pea olema silmapaistvad kuskil. Sul on väga kuldsed sõnad, see on nii. Ma korraks tahaks tulla alateadvuse juurde, sa mainisid ühes podcastis, et kui ma ei eksi numbriga praegu, 65% juhib alateadvus just seda. Ja ma umbes ütlesin, et see Bruce Lipton, kes on fantastiline ja tema kaudu ma sain selle immuunsüsteemi endale täitsa selgeks.
ta on öelnud selle protsendi, aga on palju raamatuid, kes on juba ammu alateadvusest kirjutanud, ammu juba 19. sajandil. Me ju elamegi, mõtle nüüd natuke, see aju siin sees, mis on siis see mandeltuum, ehk see nii-öelda, mina nimetan teda hirmukeskuseks inimesele. Ja seal kõrval on tal kohe tekkinud inimese arengul mälukeskus. Ütleme, et inimesel on ta kõige võimsam, loomadel, nagu öeldakse, augimälu on 3 sekundit, ma ei tea, palju on, aga nii. Ja nüüd ongi nii, et kõik, mis sinusse siseneb sinu alajusse. Ehk see on millisekundite jooksul. Ja alles seejärel teed sa teadlikku mingi teo või otsuse. See on palju aeglasem, uus aju on palju aeglasem kui see. Ja nüüd siseneb sinna mingi probleem, hirm, ükskõik mis, järsku mingi avarii ja siis sa alles teadvustad ja mõtled, oi, ma oleks pidanud seda või seda hoopis nii tegema, eks ole, aga see on tagantjärele tarkus. Ja nüüd see mälukeskus salvestab need asjad, mida rohkem sul on pidevat pinget, seda kehvemaks läheb mälu sellel hetkel, aga see ei ole Alzheimer ei ole see. Ja nüüd, kui see korda saab, puhkab, ükskõik siis mis on, inimene magab korralikult ennast välja, see mälu jälle taastub, see on kõik üle signaalainete, toimub keeruline protsess. Ja nüüd ongi, see kõik jääb sinna alateadvuse mällu. Ja ma ikka räägin ja eile just oma mehele rääkisin, et näed, et ma olen ise rääkinud seda, kui ma noor olin vanaemal, et jälle seda asja räägi, noorusmälestused, kõik näed, siis oli nii, et ära räägi, aga vanemal inimesel, kellel see eesaju elu jooksul juba on hävinud, ükskõik kuidas me ei taha, ikkagi elu on praegu selline, siis ei ole enam pidurdust, see pidurdab meie alaju. Aga kui see enam nii kõvasti ei pidurda, siis hakkab see kõik, mis sul seal all on, välja tulema, ärevuse häired, eks ole. Vanad inimesed on enamus ärevad. Ma mõtlen seda, et kui ma mõtlen enda nagu vanaema peale või vanaema peale, siis mida teda maandab, ongi see, et ta käib aias, ta teeb tööd. Ja meie mamma armastab käed mullas kogu aeg. See on ka see, mis teda maandab. No kui ma olen ise nüüd viimasel ajal ükskõik mida ma teen, mul on ju palju tööd vaja teha, ma pean lõhkuma puid ja ma pean kündma maad ja kõik asju, mis ma olen vaja teha. Ja siis ma alati mõtlen, et muidu mul oli, mul on see vaja teha, mul on see vaja teha. Ma lihtsalt mõtlen, ma teen seda mõnuga. Ja kõik laabub tasakesi, tegin täna, nüüd teen seda, enam ei jõua nii palju kui vaja, juba oma selle jala pärast on liikumine kehva, eks ole. Et tasapisi teen ja ütleme, et kui eesmärk on olemas, eesmärk võib ka see olla, et näiteks ma pean praegu 10 rummi puid ära laduma. Aga ma lihtsalt võtan seda, et okei, eks ma siis ühel päeval hakkan laduma ja kui mul on eesmärk olemas, siis on ju lihtne seda teed pidi minna, et aga kui sa eesmärk ei pane, siis eksletki kogu aeg seal ei saa neid asju tehtud ja see on keeruline ja siis sa koormad enda psüühikat. Üks teema veel, ma tahtsin alateadvust, miks ma seda küsisin ja rääkisin üldse, oli see põhjus, et kuidas üldse alateadvusesse meil asjad jõuavad, kas siis läbi sotsiaalmeedia, läbi uudiste või millegi muu on ju, et mis on nagu selle juures oluline teadvustada, et kus see tuleb ja siis kuidas sellega toimetada, et ma täna näiteks ise uudiseid üldse selliselt ei loe ja väga palju tulevad inimesed minu juurde ütlevad, kuule, kas sa seda lugesid ja seda ei lugenud. Ma ise ka ei kuule ega ei loe, et ma lihtsalt ei ole mõtet ennast pingestada ilma. Alateadvusse jõuab kõik, mis sa elus teed, selles mõttes on iga päev stress oli täna teie siia tulek. Stress on, kui sa hommikul pead arsti juurde minema, mitte otse tööle, et on kohvi, eks ole, ma olen seda nii palju rääkinud, kui sul on rutiin. Kõik, mis on rutiinist väljas, on stress. Kõik. Aga keha saab sellega hakkama ilusti lihtsalt. Aga kui sul hakkavad sellised stressid, et ükskõik on sul näiteks liiga palju füüsilist pinget, see on stress. On sul liiga palju vaimset pinget või töö juures või lastel, eks ole, koolivägivalda, kõike. Tohutult palju on praegu, ikka vaimselt selliseid ebastabiilseid inimesi on palju ja nendest on nagu kahju, sest ütleme nii, et kui ma töötasin perearstina, siis ma nägin väga palju ju inimesi, tuhandeid, eks ole, ma olin seal kaua. Ja kui ma vaatasin neid vanu inimesi, kes olid, nad on ärevad, inimestel on kindlasti juba surmahirm, mis saab, eks ole, igasugused asjad. Ma mäletan mitut, üks oli 87 aastane, ta oli nii rahutu ja tõesti kodused olid nii hädas, et mida teha ja ütleb, et kohe suren ära, mul on nii halb ja jälle helistab ja peab tulema ja teine mees oli ühe kopsu, kes oli sõjainvaliid, ta oli 76-aastane ja ma panin nendele inimestele peale antidepressantid, mida kõik räägivad, et oi, kui pahad. Vanadele inimestele
kõik rohud kõrvalt kadusid, vererõhurohud, uni, tähendab, antidepressantid ei tee uimaseks, ta võtab pinge maha, no muidugi mitte kõik, aga need serotoniiniga seotud. Ja siis inimesel mure kaob ja nad elasid kõik peaaegu 100 aastani. Ühe kopsuga üks ja teine oli, pärast alguses ta oli minija, kes minu juures käis ja ütles, oi, tal on nii paha, 3 nädalat on kehv, ma tean seda. Oi, ta enam ütles, ei võta, ma ütlesin, katsuge veel nädal vastu pidada ja kõik, enam ta silmapiirile ei ilmunud, kuni ma lugesin, ta oli tõesti peaaegu 100 aastane elanud. Ja nii ongi, need asjad, kui sa võtad pinged kõrvalt, siis inimestel kaovad need teised, aga neil ei ole tänapäeval raha nii palju, et näiteks psühholoogil käia või kuskil, et inimene ise ka ei oska ju väga palju, paljud oskavad, mina ei oska, ma ei tea, miks mul see nii raske on, et ennast nagu kuidagi avada. Ei avada, ma olen väga aval inimene, aga avada, et sealt kätte saada see, mis mind seal piinab. Mis miskid kinni hoiab, peab teadvustama, et sellest lahti saada, eks ole, aga kui see protsess kestab, siis on ikkagi, ta piinab kogu aeg, et igal inimesel on niisugused asjad olemas, et ükskõik kui ei tundu, kui õnnelikud nad on ikka. No eks seal on kindlasti see ka, et ma usun, mul endal sees on selline tunne, et läbi rääkimise on see oluline, et sa saad kellegile rääkida, küsimus on sellele, et sa ei saa isegi oma lähedastele vahel jagada, sa ei usalda seda nii, sul võib usaldus olla, aga see ei ole nii tugev, et sa usaldaksid rääkima võib-olla neid asju, mis su sees on väga pikalt olnud ja mis sind võib-olla vahel muserdavadki. Et nad ei ole võib-olla kogu aeg väljas, aga tekib mingi hetk või keegi ütleb mingi sõna ja see tuleb kohe pinnale. Absoluutselt. See on ka see, mida ma ikka olen rääkinud ja kirjutanud, et lõhna oli lõhn, mida ma olen harjunud näiteks sinul tundma. Kui me näiteks suhtleksime rohkem või sinul. Ja kui ma lähen teatrisse ja tunnen seda lõhna, siis teie olete mul kohe meeles. Kohe on seos. Ja kohtadega on ka selline pool, kui sa lähed kuskile ruumi ja sul on olnud mingid negatiivsed kogemused seal, sa astud sinna ruumi sisse, see tuleb kõik meelde. See ongi see alateadvus trigerdab ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem ta seda teeb. Et ma ju näen praegu, et ma ei arvanud kunagi, et see nii võib olla, et nagu ma noorena mõtlesin, et mis sa ajad seda jama ja kõik, aga eks nüüd on ka ikka mõtled vahest, kuidas see surm tuleb ja niisugust asju, et lihtsalt tuleb nii, kui midagi teha ei ole. See on osa elust. Jaa, see on osa elust. Jätke elule. Jaa, jätke elule. Räägi, Riina, kas mõni lahe asi on ka sul juhtud, midagi naljakat, räägi meile. Mul on naljakat juhtunud see, et ma tahtsin, see on mul kogu aeg meeles ja see piinas mind 50 aastat. Et ma olin umbes 10-11 aastane, ma elasin Tartu kesklinnas, nagu ma ütlesin, Raekoja platsil ja minu all elas üks teine tüdruk nimega Sirje. Ja Sirjel ema, isa töötasid majavalitsuses, üks oli meil kütt ja meil oli sellel oma, see oli sõjast taastatud maja, meil olid kivisöe oma kütted majal ja ema oli meil majahoidja. Ja me hästi palju mängisime ja ükskord läksime majavalitsusse tema ema ja isa juurde. Ja seal oli see tembeldus neid asju, mis ta inimestele andis, siis neid teateid ja pabereid ja mis seal oli. Ja mina ütlesin Sirjele, kuule, võtame selle templi ja hakkame kantseleid või seda majavalitsust mängima. Ja võtsime minu initsiatiivil. Läksime Sirje poole, võtsime hunniku ajalehti ja templasime neid 2 tundi umbes. Võib-olla ma olin noorem, ma ei oska öelda, võib-olla Niil oli 10 aastased või enam ei olnud, ma ei tea. Ja siis sõisutäis. Ja siis me saime ikkagi aru, et see oli halb tegu. Ja viskasime selle templi vetsupotti, vesivetsu. Järgmine hommik ilmus edasi Leht Tartus, kus oli. Majavalitsus on ajutiselt suletud, sest tempel on varastatud. Esimene asi, see hirm, mis minusse tekkis, oli see, et mind viiakse vangi. Sellel ajal oli miilits kõige õudsem tegelane. Mõtta vanast olid miilitsad. Nii, ma sõitsin teiste vanemate juurde Peedule, telefoniga midagi ei olnud. Ma ei saanud seal 3 ööd magada. Ma nii õudselt kartsin, ma ei rääkinud seda mitte kellelegi. Ja siis, kui ma pidin koju tulema, kooli minema, siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mida muga kodus tehakse, ausalt. Mul tuleb nutt peale veel. Ja siis läksin koju, ema oli just tookord haige voodis. Vaatasin sealt ukse vahelt nagu ikka, kui süüdlane niiviisi piilub. Ja ema ütles, et kuule, ma ostsin sulle uued põlvikud, mine vaata sealt kapi pealt. Ja tead, tema sai aru, et ma olen ennast juba karistanud. Aga mis mind häiris?
et rahvas, koridoris ja niiviisi rääkis, pärast see tuli välja. Et kindlasti Sirje oli selles süüdi, et Riina on heast perekonnast ja see sõi mind. Jah. Ja alles nüüd ma sain temaga uuesti kokku ja ma sain selle ära rääkida, vabandust. Et lihtsalt ma sain suure asja endast vabandust, aga ei, aitäh sulle, et sa jagad seda. Nii ilus ja siiras, et sa seda räägid. Jah. Ühtpidi naljakas, teistpidi hingetraagiline terve elu. Ma ühes oma raamatus Helmen Kaikustele ja praegu ma ei tea, miks ma nii emotsionaalseks läksin, aga me lihtsalt pidime sellel suvel temaga kokku saama. Me leppisime kokku ja tema muidugi ei mäleta sest mitte midagi. Jumal, ja sina kallis kandsid seda terve elu enda hinges. Jah. Aga ma ütleksin siia lõppu, et sellise asja, kui te veel ei taha, et ma kirjutasin Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, see ei ole midagi erilist, aga et ei piisa sellest, et teatakse. Teadmisi tuleb rakendada, eks ole. Ja ei piisa sellest, et tahetakse, tuleb ka vastavalt tegutseda, on ju nii? Kuldsed sõnad talt, et see on ka arstinduse kohta, et kui me juba teame, kuidas inimest aidata ja ma siis ei aita teda, kuigi ma tean, et see asi aitab, ma teen seda, mida ma pean tegema. Minu jaoks on see kõige õudsam asi. Aga kui sa tõesti oled juba ajudeta olevus ja ei suuda mõelda enam, siis ma suudan mõista seda. Ajud, et tead, ma vist isegi lisaks sinna hingeta olevus, sest see tekitab küsimust, et meil ei ole nii sügavat empaatiat. Ma küsiksin su käest seda, et mis sa arvad? Ole kallis ja ütle, kas sina tunned ka nii, nagu mina vahel mõtlen, et arstiks ka sünnitakse? Nii nagu Päästeamet, tuletõrjed, siin peab kuidagi mingisugune püha tunne olema. Ma ei tahtnud ja ma ei osanud isegi mõelda, et ma lähen, võib-olla ma lihtsalt olin selline tuisupea, ma olin selline kõike ruttu, tahtsin niisugune kärsitu inimene ja ei süvenenud eriti, et lihtsalt selline tüüp, et mulle palju pakuti teadust teha, et teed, aga ma ei ole teadlase tüüp lihtsalt, ma olen praktik. Ma oleks saanud väga kergelt teha küll, sest juba D-vitamiini, mis ma Eestisse tõin selle teadmise, ma kirjutasin igal pool ja sealt tegime 6000 inimesel pidevalt, eks ole, vaatasime, mis toimub ja D-vitamiini taset tõstetigi, nüüd on ta jälle alla viidud ja kolesterool, millest toodetakse D-vitamiin, see lüüakse nii alla, et D-vitamiini ei saagi enam toota ja samas öeldakse, et suvel ei pea, kui ta enam läbi pruuni ei võta, ultraviolettkiirgus ei imendu ja kõik sellised asjad, mis meditsiinis tehakse praegu teevad mulle küll väga haiget, seda ma ütlen küll ausalt, sest ma näen läbi inimeste seda, et me ei lahenda probleeme, me tekitame neid juurde ja püsivalt igapäevaselt tegelikult. Jooksutame vaeseid inimesi. Tead, ma viimaseks küsimuseks küsiks, mis on sinu jaoks hingetee? Issand jumal, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Minu jaoks on vist hingetee see, et ma käin oma südame järgi, ma arvan, et see. Ja seda ma olen püüdnud teha ja inimene, kes valetab ja vassib, peab olema väga hea mäluga, ma olen seda nii palju öelnud ja kirjutanud, sest ta varsti enam ei mäleta kõike, mida ta on valetanud. Ja ta peab seda, kui ta on hea mälu, siis ta valetab, aga kui see valetamine ja kõik see vale elu läheb nii kaugele, siis see vale hakkab lihtsalt välja tulema. Ja selle tõttu ma püüan olla ikkagi nii aus, ma ise pean ennast avalaks. Ma räägin endast kõike, mis on vaja, ma ei häbene mitte ühtegi asja rääkida. Ja mitte nii, et näed, minul on nüüd nii, mul on palju asju ebameeldinud. Ma olen depressioonis olnud, sügavas augus olnud 30-aastaselt ja kõik võtnud antidepressante 6 aastat, ise määrasin endale. Tänu sellele ma arvan, et ma üldse elan, sest nii rasked ajad olid. Kõigil on olnud. Jaa, absoluutselt. Kõigil ei julge rääkida. Ilusatel, et need, kes elavad ja tundub, et neil on ideaalelu, on ikkagi midagi. Nii et elu on elu, aga ise me võiksime siiski seda teha nii, et ta oleks kergem meile. Jaa. Aga mis teie jaoks hingeteha? Tead, mulle meeldis see mõte, mida sina ütlesid, südame järgi elamine on ülioluline ja me proovime praktiseerida, mina eriti, ma ei saa sinu eest küll rääkida, aga mina eriti. Aga sa ütled. Ja, aga mis on minu jaoks võib-olla hingetee on see, et ma saangi elada täpselt sellist elu, nagu ma soovin oma hingest. Ja mul on kõik olemas ja mille üle ma täna juba tänulik olen selle eest, et mul on üliäge pere
ülitoetav ja et mul on olnud võimalus teha neid asju elus ja saada neid kogemusi, mis mul on olnud. Olgu need olnud kas siis rasked või halvad, aga need on just täpselt kujundanud mind selliseks, nagu ma olen. Ja see, kui sul on selline kodu ja toetav ja mõistev ema, see on suur kingitus. Kallis, mina tahan ka öelda sulle täna seda, et ma kuulan sind, kuulasin podcast'e, olen sirvinud su raamatuid, neid muidugi mitte, mis sa mulle täna andsid, eks, aga minus on tohutu aupaklikkus sinu vastu. Ma hindan sind väga kõrgelt ja ma olen väga tänulik, et looja sind siia meie keskel elama pani. Selle targa naise meie ellu tõi meie kõikide jaoks, et Jumala eest inimesed, kes te meid kuulate ja paljusid podcast'e, kus sa oled käinud, mõelge oma elu peale, mõelge oma tervise peale ja austage ja armastage neid, kes on tulnud siia andma. Meil on siin imeline hing. Palun, vähegi, kes saab, kellel on vaja, märgake ja tegelege oma hingede ja oma kehadega. Riina on üks neist, kes on kuldaväärt naine meie maa peal. Aitäh sulle, ma arvan, nii palju ka kiita. Ei, nii on, kallis. Aitäh teile kõigile. Aitäh. Ja.